kena päeva, õhtut või hommikut või ööd, kuidas keegi parasjagu just seda raadiosaadet, mille nimeks Ankrusajas kuulama on sättinud. Eesti selliste suvede, kevadete ja sügiste lahutamatuks kaaslaseks hääle mõttes on alati kusagil väikselt töötav muruniit ja nii on ka praegu tähelepanelik kuulaja seda kindlasti kõrvaga silvitsemas, aga koht, kus me praegu mikrofoniga koos oleme, on Kvisental ja siin ühes Kapteni tänava otsas tuleb paadisild, mille külge on kinnitatud mootorpurjekas Mare ja selle kapten Peeter Kivaste istub minu kõrval. Tere, Peeter! Tere! Kas see väljend, et mootorpurjekas, see oli adekvaatne? See on adekvaatne, sest isal oli ikka purjetamise isu nii suur, et tema ei leppinud välja mootoriga. Et esimese aasta sõitsime küll mootoriga, aga see oli tal ikka kõva idee ikka, et saada purjede alla. See oli tema eluunistus, et jätkata seda, millega ta nagu oli alustanud oma elus. Tema nimi on kuidas? Ilmar Kivaste. Au temale, et siukest töömest tänapäeval on väga raske leida, kes oli nii lahtiste kätega, nii mitmekülgsete huvidega. Ja üks põhihuvi oli tal ikkagi see vesi ja purjetamine. Et omal ajal, see oli siis 1932. aastal, ta oli 16-aastane, tahtsid väga paati ja sõber oli nagu rikkamast perest, et teeme Saadjärvele paadi. Isa ütles, mis teeme ikka purjeka ja mis lubatud see tehtud. Otsisid materjali saekaatrist ja siis ei olnud jooniseid, siis ta sai oma võimlemisõpetaja käest mingi saksakeelse raamatu sealt, siis said mingid algsed joonised ja selle järgi tegi ilusa 6-meetrise purjeka, millega nad seilasid. Aga see oligi siis peamiselt Saadjärvel? See oli jah, aga siis tuli see sõjavärk ja siin vahele ja need asjad siin läksid kaduma lõuti ära. Võt, see oli hea, et ta oli kohe alguses saadik oli mõte oli õige, et ilma joonist, et ikka ehitada ei saa kuidagi. Jah. Tema oli tubli tegija. Kõik puudupingid tegi ise ja kõik ta väga lahtiste kätega inimene. Ütleme niimoodi, et ühe märkimisväärse osa on Peeter ise ka pärinud oma isalt, sellepärast, et sul on ka ju tegelikult oma elamine kõik võimalikke tööpinke täis. Need on isa pärandus põhimõtteliselt. Need ongi need samad pingid? Puudupingid, metallivärk on veel peale kauba juurde tulnud. Aga meie oleme siis mootorpurjeka Mare pardal, kui kindlasti on meie kuulajatest ka suurem osa seda väga võib isegi mulle tundub nagu väheke kuninglikku mõõtu või sellise väga hea auraga alust näinud Emajõel ja Peipsil ja Võrtsul seilamas, et tema ajalugu ja kokkupuude, Peeter, sul temaga algas kuna? Asi oli nii, et meil omal nagu paati siis ei olnud, isal oli tervisega halb, siis me kasutasime, kui ma väike olin sõbra väikest Kasanka paati, aga see oli ikka väga niru, Võrtsjärve peal oli juba ohtlik suurema lainega olla taga. Ja siis isa ikka kogus raha, et ostame suurema. Siis me ostsime Progress-paadi 72. aastal. See oli ikka suur sündmus. Ma olin ise 12-aastane küll, ma aitasin kruvida ja ootasin seda vette laskmist. Ja siis ma olin nii vihane, kui isa ütles, et täna on reede, täna ei ole mingit vette laskmist. Mis see reede loeb? Aga see on laevameeste tava. Reedel ei lasta ühtegi laeva. Ja, eriti veel, kui on reede ja 13. ka. Nüüd ma seda tean muidugi. Aga siis ikkagi isa nagu kibeles ikka suuremad, kus oleks ikka kajut peal ja ikka mingi 8-10 meetrist ikka paati, aga ei olnud nagu võtta siin midagi. Aga siis siin Kvissentalis vedeles see vana puulaeva kere. Ta ei olnud teilt vana, ta oli kalda peal. Me nagu alguses ei pööranud talle tähelepanu, aga isa sõber, see oli ka paadimees ja see nagu soovitus, et vaata, kui sa selle kätte saad umbes. Ja siis oligi nii, et isa jäi lõpuks nõusse, vaatasime, et huvitav kuju, aga ta nägi muidugi väga kole välja, ta oli nagu kalalaeva värk, siin keegi eelmine omanik oli siia peale ööveldamata laudadest ja pand mingi vahetükki ja siis rahvbussi kere veel taha siia peale kombineerinud. See oli päris jube värk, tõrvapapiga olid need ühenduskohad töötud. Selles suhtes jah, mul algus oli ka väga hirmus, et nii kole asi. Aga siis me ta ikkagi ära ostsime ja
omale koju vedasime sinna. Tema oli kalda peal olnud juba tegevusetult pikka aega juba. Ta oli mingi 7 aastat vist, sest ta oli mere pealt toodud, mere peal saime siis on luba, sest nõukaajal ei tohtinud mere peal sa sõita seal. Sa said ainult Tallinna laes seal väiksel piirkonnal sõita. Et selleks, et mere peal sõita, seal pidi olema sul meeskond kõik, mingi KGB mees ka vist peal. Tema ka, jah. Ja siis ta tõi sisevetesse. Tal oli suur plaan siin teha, aga tollest meest ei olnud tegijat. Ja see oligi kurb lugu, et oli kalda peal seisnud ja põhi oli nagu mädanenud, mida me alguses ei näinud. Sees oli kõik ehituspraht ja põrandad sees, me ei hakanud ju kohe lõhkuma seal midagi. Ja siis kodus selgus see tõsiasi, et ta on väga kehvas seisus. Aga isa oli ikka nii kõva mees, et võtsime ette ta ja lammutasime alt kõik maha ja sai uus kiil pandud, uued kaare otsad, kõik oli meeletu töö. Et te tegite ju ise kodus, ega kuskil poest ju ei saa ja keegi ei tee ka. Tol ajal mitte midagi saada, siin on kõik reelingud on ise tehtud, ei olnud siis neid rällakaid midagi, rauas aega lõigatud, poolkumera viiliga viilitud, kuu aega ehitasime seda reelingut. Aluspostid on isa tegi puust mudeli, lasi valada alumiinist, need siin on kõik on niiviisi vaikselt oma ehitatud. Isegi uksehinged on roostava plekist ise keeratud kõik. Ei olnud lasita poodi, et lähed ostad. No aga materjal, seda rauamaterjali toona ju ikka oli. No seda oli ja olin siin ka ülikooli laboris tööl, roostava ikka liikus kõvasti. Viigatelist toodi suuri plaate, nii et mul on need Pollari alused ka siin, nii et need tükikesed sealt leitud. Kui ma nüüd praegu lasen pilguga üle mare käia, siis kui selle pilguga vaatan, mis sa just rääkisid, siis tõesti, ega siit sellist poe või laiatarbe kraami või detaili ma tõesti ei näegi. Nüüd ikka ostad mutrid ja asjad ei ole mõtet ise treenima hakata, kui on müüa ikka. Et see nagu töökulul on suurem, tööaeg. Kaua te teda siis tegite, kui rahvi kere maha tõstsite, tõrvapapi ära võtsite ja sellest hetkeni, kui ta vette läks, nii et teie arvates oli juba nagu piisavalt hea? No see oli ikka väga pikk aeg, et ma olin vahepeal Vene kroonus, Hiina piiri ääres Kasahstanis 2 aastat ja siis isa vaikselt tal tervis oli kehva, tal poole kopsuga jõudu ei olnud, tasakesi tegi. Ja siis ma tagasi tulin, siis panime edasi 2 ja 85. aastal siis, nii et kokku 8 aastat. Ja seda esimest sõitu kindlasti mäletada käest? No miks ma ei mäleta? 25 aastane noor mees sellise uhke laevaga Peipsi peale ja Värska sõpradega läksime. Mis mootor tal siis on? Kas tal on sama mootor ikka alles või sarnane? Siis oli tal Junkersi mootor, päästepaadi mootor, Ida-Saksas tehtud, vana Junkersi tehases. Et selle reverskast on siiamaani mul peal. Ja selle Junkersi mootori te saite siis? Selle me ostsime puutöömees, kuulus oli, kes lastel õpetas puutööd, Edur. Tema ostis selle alumiinpäästepaadi sai kuskilt, aga ta vahetas välja, pani väikse bensiinimootori ja see jäi alles. Sellega trehvas ka niivis, et see oli ka kehvas seisus. Merevesi seal reversi kastis seest oli nii roostes, et pidin kõik ta lahti võtma, osadeks uued laagrid panema ja õnneks neid ikka sai. Need detailid on ükskõik milline siis siin, mis kruvi või seib või muu detail on sinu enda käest läbi käinud korda mitu, kas need jutud vastavad tõele, et sa mootorile keset suhteliselt karvast Peipsit valasid ise saaled? See on natuke legend vist, päris nii ikka ei olnud, saalet ikka valasin pärast, kui kodusadamas. Aga jah. Mis toona siis oli, millest sa need saaled aseaine tegid? Ei kolin oli sees, kuulsime, tulime Venemaalt Raskopellist ja siis koliseb see Junkersikene vana. Ta oli ikkagi vana kasutatud mootor ja ta oli väga eriskummaline, 2-taktiline diisel, 2-silindrise ja 4 kolviga kõrged silindrid, nii et paljud ei ole kuulnudki sellisest mootorist. Selle ühe pika kepsu saale oli ära, et see sai valatud pabiidist uus ja panin koha peal, seal on laevamootoril luugid külje peal, keerad poldid lahti, 6 polti ja saad käe sisse panna. Nii tehtud, et saaks kohe mere peal vahetada ja remontida. Läbimõeldud asi, sakslaste värk.
no ikka jah, aga praegune mootor on Mare peal siis? No praegune on Belarussi mootor, jah. mis on ka muuseas Fordi traktori täpne koopia, tänu sellele suurt töökindel ja ei ole võrreldes selle Fordi inseneridega Belarusi insenerid midagi juurde sinna väga pannud? No mida vähem nad on muutnud asju, nagu treipingidki Vene omad, mis on Saksa oma pealt täpselt maha koobitud, need on siiamaani hinnas ja au sees. Sinu treipingid, metalli omad on millise päritoluga need? No samamoodi, nad on Vene-Moskva tehases tehtud, aga ta on ju täpselt Saksa koopia, nii nagu siin sõja 40-ndatel need on. Saad kõik tolgeermed ja kõik lõigata siin, nii et nad on üks universaalpingid. Ja isa oli sul siis kindlasti see, kes sina olid kogu aeg isa kõrva niikuinii vaatasid, kui ta midagi tegi, et sealt sa õppisid? No siis ei olnud arvutit ja YouTube'i, mida vahtida, siis oli nii huvitav vaadata, mida isa teeb. Isa oli selline YouTube omaette küll. No jah, eks ta oli vana ja värk, et ta tegi kõik ise oma kätega. Ajutised asjad ka nii tugevad, et siiamaani kestavad mõned niisugused. Praegu on see, just Peeter sai valmis ka minu laeval ühe väikse detaili jälle ja ega neid aluseid on üsna vähe, kus Peetri kätte ei ole Emajõe peal olnud, kellele vinti teha, kellele ühte või teist võlli või treida, et neid tellimusi sul jagub kogu aeg. Noh, eks ikka käivad, tuleb hädalisi aidata, jah. Et kui õhukeseks või paksuks sa praegu hindad seda selliste meistrimeeste nagu sa ise seda kihtinud üldse Emajõe peal, et kes veel lähevadki, teevad garaaži ukse lahti, panevad oma treipingi käima ja teevad selle jupi valmis. Väga väheks on jäänud. Kõik tahavad saada kohe midagi laseriga lõigata ja programmpingist, aga parandada mingit detaili ja teha, et ühte asja siis selle asi läheb nii kulukaks, et seal mõte nagu puudub juba. Aga mina olen jah et neid vanu asju nagu kasutada ja taaskasutust teha just, et see on omaette huvitav. Ise oma kätega valmis teha mingi asi, ära parandada või mingi vana asi, saad sellest nagu väga kaifi. Ja. See peab olema selline treenitud pilk ka igapäevaselt ringi liikudes, et sa hoiad kogu aeg silmad lahti, kui sa näed midagi, et siis sul tuleb kohe mõte, et sellest saab midagi teha. No nii ta on, et siin, eks ma saan kodus ikka siin pahandada, et seda rämpsu on nii palju, seda rauakola aga siin läheb kasutusse vahest nii aastakümneid seisnud asja. Just tegin näiteks mingist vanast hapnikuballoonist siin jälle lauale siin jalakinnitus, et tuleb ära kasutada, tugev materjal. No niimoodi ongi, aga Marega on nüüd niimoodi, et kui mitmes hooaeg, nüüd ta niimoodi, kui sai ta sellise uue kuue, et tal mitmes hooaeg tal praegu läheb? See on ju palju hooaeg. Mõtlesingi, kas maha kanda või veel punnitada ja siis siin Albert ja kõik on nii, tahavad näha seda laeva siin jõe peal ja ajavad mulle peale, aga muidugi eks ise oled ka harjunud sellega siin, et mul on 40 hooaeg. Ja ma arvan, et seda, et kas maha kanda, seda sa ütled niimoodi lihtsalt endale suusoojaks, teades, et sa seda ju ei tee. No siin igal asjal on ikkagi ots ja lõpp, ega siin ei ole lihtsalt see mõte kaob lõpuks ära, et siin ei ole lõputuid asju ja puulaev magedas vees siin põhimõtteliselt ei kesta lihtsalt. 8 aastat oli kakuammidel eluiga, kanti maha ja oligi ette nähtud niiviisi. Aga kakuaamides, ütleme nii, et väga palju ju ei panustatud ka, et teades juba, et tal see välp väga pikk ei ole. No nii ja jah, ega loosis vaevalt jah, et seal eriti nii suuremat tööd keegi ette võttis, tõrvati üle ja kogu moos. Jah. No laevandus, see on ju inimese kultuuri üks väga, väga suur osa ja nagu me siit vaatame, siis meie jõelaevanduse selline au ja uhkus Pegasus on ka parasjagu kenasti mööda hiilimas meist ja teeme siis ka ühe sellise foto ka sellest hetkest, kui peale jääb siis korraga nii Pegasus kui ka Peeter ise.
rõõmus seltskond on siin lehvitamas ja Rainer Napits samamoodi. Kui nüüd rääkida sellest sinu kasvamise hetkest ja oludest, samal ajal taustaks Pegasus kaugeneb, et jõe ääres, kas elasid perega ikka jõe ääres, et sealt see... Ma olen ikka Raadil elanud eluaeg nagu ühes kohas, aga see vesi on tõmbanud ikka kõvasti. Lapsena küll käisime Vasulajärves kalal järve ääres ja Raaditiigis ujumas ratastega ja elu oli ikka veega väga seotud siin. Emajõe luhtade peal suurveega siin sumatud, nii et riided, märjad ja päev otsa siin ei olnud mingi probleem. Ja see paadiga, kui ikka tuli see hooaeg, seda ootasime pikki silmi. Kui sai veel üles Võrtsjärve sõidetud, see oli ikka suve suur sündmus alati. Praegusel ajal sa teed ka selliseid retki, et on sul õnnestunud oma pere lapsed ja lapselapsed ka sellesse maailma kaasa võtta teatud eduga? Siin on ikka mitu põlvkonda juba läbi käinud peaaegu, et selles suhtes õe lapsed, kes on juba ise siin 50-sed ja et kõik on siin nagu üles kasvanud selle marja peal juba. Aga räägime võib-olla siis mitte elevandist toas, aga ka ütleme see suurest laevast õues. Et see on üks selline fenomenaalne nähtus, et väga vähe on Tartus selliseid väikeseid majakesi, mille hoovis seisab laev, mis on peaaegu suurem kui maja. Kes see on seal? Ega kui inimene ikka selliste hullustega tegeleb, siis nagu ütleb, et ma pean ütlema, et teisi asju võib olla, aga laevu ikka peab olema inimesel. Seda küll, aga ja tema, kas tal on nimi ka juba? Ei ole otseselt, see on niisugune pikaajaline projekt, et Soome laevainseneri ehitatud kaater, aga vedeles siin kaua aega, keegi tõi ta siia Tartusse aga ei ole keegi suutnud teda ehitada valmis ja siis mul nagu hakkas kahju, sest kerest ostsin ta ära ja siis ta nagu see projekt on seisnud, mulle see pikkus ei sobinud ja see süvis ja see mõte, siis ma siin hulga aastaid mõtlesin, aga nüüd ma ikka olen ehitanud teda, jah. Mis selle süvisega oli, et ta liiga palju oli? Ta on merekaatriks ehitatud, et ma ehitasin ta nagu selle kere üldse pikemaks ja tunneli sisse, et saaks siin ikka sisevetes mõnusalt sõita, et alla meetri ikka süvis oleks. No väga hea, meil hakkab nüüd vihma tulema, et see annab hea võimaluse meil tegelikult vaadata siis mare sisemusse ka. Teeme ka kapteni silla ukse lahti. No nii, nüüd me oleme siis päris, on selle hääle järgi aru saada ka, et päris mare kapteni sillas. Aga jutt jäi meil nüüd siis teisest laevast pooleli hoopis, et kunagi, kui sa marest lahti lased hüpoteetilises tulevikus, et siis on sul see uus laev siis valmis kohe? No, mingi mõte ikka peab olema inimesel ikka. Kui selle asjaga tegeled, siis tahaks proovida. Natuke lihtsamalt läbi saada. Et selle puulaevaga on ikka meeletu töö, vanus on juba nii suur, et iga kevad kuu aega teda remontida, hakkab üle jõu käima lihtsalt, et oleks niisama ainult värvida ja kraapida, aga siin on ikka neid detaile vahetada nii palju ja kõik see kere. Et iga kevad pead ikkagi midagi seal allpool veeliin ära vahetama? No ei pea, aga sõita siis. Muidu oleks ta juba ammu maha kantud, siin oli palju kobedamaid laevu, mis on kõik juba ammu kadunud siit jõe pealt. Tänu sellele, et üks omanik ja ikka tahtmine nii suur teda hoida, siis ikka teed seda rasket tööd kevadel. No võt on jah, et osad on sellised inimesed, kes ei saa kunagi oma autosid maha müüdud, sellepärast, et nad on kuidagi armsaks saanud, vaatamata sellele, et nad on alatasa nagu nässus on. Ja siis oma laevaga on ju see asi nagu veel raskem. Aga kuidas see protsess siis sinu nägemuse kaudu välja näeks, et kui sa otsustad ühel päeval, et sa ei tee enam, siis sa lihtsalt müüd ta maha? No seda on müüa väga raske, siis tuleb mingi teine lahendus leida. See on ikka elustiil, terve elu sellega peaaegu siin koos oldud siis. Et sa jätad ta äkki kuivale maale niimoodi endale selliseks mõnusaks mõtiskluse ruumiks? No ma ei ole seda veel
kindlalt otsustanud. No loodame, et see otsustamisaeg on tegelikult kaugel ka. Aga räägi seda, logiraamat on Marel kindlasti olemas. No on, isa oli mul kõva täita, tema oli väga korralik, mina nagu neid liiksjotsi eriti ei viitsi sinna nii täita, et siin sisevetes ei ole nagu see asi nii kaarem ka, et mere peal kui sõita, siis ikka on väga tähtis seda pidada, jah. Aga seda, et isa pidas, see annab ju tänasel päeval võimaluse teha selliseid retki ajalukku ju, vaadata ja tuleb meelde. Seda küll, see on huvitav ja ma imestan seda, et tema oma viletsa tervisega, tal oli ka väga raske olla, küll tema jõudis kõike teha ja kirjutada, tal isegi pidas kalendermärkmikke kõik, iga päev kirjutas üles temperatuurid ja tuuled ja tal oli nii, et seda kirjandust on niivõrd palju ja fotomaterjalid ja ta oli fotoklubi asutaja ja kunstfotograaf omal ajal väga tuntud. Ja tema tegi siis, hoidis ka muuseas sellisel Emajõe jõeelul ka fotoaparaadi vahendusel silma peal või väga mitte? Ta ikkagi rohkem nagu hobikorrast on, jah, nii. Kui sageli sa istud niimoodi vihma krõbistab võib-olla katusel ja vaatad oma eelmist hooaegade lugiraamatu sissekandeid ja meenutad seal? Kusjuures selle suure laeva mõnu ongi sellise ilmaga puhata, ütled, et oled puhkad, niisugune sompus ja vihmane ilm, siis inimesed mõtleb, mis lolliks oled läinud. Mõtlen, ei, see on kõige mõnusam. See on just see suure laeva võlu. Et ei saa väljas midagi teha? Jaa, võtad siin oma ajakirjad ja midagi või vaatad, jah, mõnu märkmeid ja siin ka see on see, kus saad nagu lülitada välja sest igapäeva saginast ja sellest meeletust kiirusest. See ongi väga paljude laevameeste ja naistega rääkides tulebki välja, et või küsitakse, et laevad seisavad kogu aeg peamiselt ju sadamates või kuskil kai koha küljes ja mina küll ei näe, et nendega keegi sõidaks, aga see on päris tõele ju kindlasti ei vasta, aga laev ongi selline koht, nii kui sa ennist märkisid ka inimestele, et sa saad siia tulla, see on nagu selline mediteerimise punkt. No aga nii on. Ja kõik see sadamas, kui oled ja teised laevamehed, näiteks jahisadamateski, see ongi, elu käibki seal saab informatsiooni ja see on üks osa sellest. Kui sa seda ei naudi, siis nagu see ei olegi nagu, ei ole õige laevamees, minu arust vähemalt. Ja kõik see kihutamine, need kaatrimehed, on küll tore küll, noore seas ma ka, aga see aeglane kulgemine, sellel on nagu hoopis oma võlu. Sul on siin näha loodust ja tajuda seda vett hoopis suurem võimalus kui selle kiire kihutamisega, kus juuksed levivad ja tundub põnev. Ta ongi põnev, aga samas see aeglane sõit, pakub minule näiteks palju rahuldust ja ma olen näinud, et isegi paljud paadisõitjad, kes on mul siin käinud, imestavad, kui äge on tegelikult siin. Et õlleklaasile ka ümber saab panna niisama, et ei pea kogu aeg kinni hoidma. Ja, et kui ruttu sa näed, kui inimesi vaatad, et me tuleme oma kiirest argisest karussellist, kus kogu aeg kõigil on telefon kogu aeg õnneks käes, et kogu aeg peab kontrollima, et keegi midagi saatnud ei ole, et nad tulevad, inimestel on see ka, et nad tahavad nagu kiiresti puhata ka, hästi intensiivselt peab puhkama ka, et kui ruttu neil siis vurgain maha käib ja nad siis lõpuks saavad sellisele jälgimise lainele ka. Läheb see tund aega või päev otsa? Sellega, et siin harjuda siin ikka võtab aega ikka. Siin on küll olnud need, kelle veega ei ole nagu pistmist olnud midagi, siis küll kukuvad kõik asjad üle parda, küll siis, mis veel vähegi juhtuda saab, see juhtub siin ikka. Et see veeelu tahab nagu harjumist. Ja. Siin jõe peal ei ole veel suurt midagi, aga kui lähed päris ikka avamerele, seal nagu ei saa sellele eksida nendele reeglitele. Kõik peab olema kinnitatud ja kindlalt paigas. Et seal üks vale samm võib kohe saada saatuslikuks. Siin on natukene lihtsam, aga jah, reeglid on ikkagi vee peal, nii et mutrivõti kukub üks kord.
Seda jah, mitu korda pole nagu võimalik. Noh, sul endal on neid juhusid ju küll olnud, et... Küll. On ise õpetanud omal rinnataskus samas mobiiltelefon kukkus sulpsti ja sinna ta jäi. No vaat ja siis on veel nagu rohkem aega rahulikult olla. Ja siis mõtled, et näed, õpid kogu elu, aga sured ikka lollina. No nii, lehvitame taas siis Pegasusele ja ma vaatan, et Rainer on tulnud üldse kapteni sillalt ära ja suur laev sõidab päris nagu omasoodu. Kuidas sa, Peeter, vaatad? Eks me korraks rääkisime sellest kaatritega kiirustamisest ka, aga igapäevase või sagedase vee peal olijana sa näed, et selliseid rahulikud kulgeid tuleb ikka nagu juurde ka. Tuleb ikka. Ei, üldjuhul on ikkagi mõistlik rahvas siin jõe peal, et ei ole midagi öelda. Noh, eks erandeid on ikka. Aga seda, mis puutub suurematesse alustesse, see on ikka fantastiline seltskond, et siin me saame ju kõik niivõrd hästi läbi omavahel, et loomulikult kõiki aidatakse hädas. Et siin nagu vahet ei tohiks olla, aga ei oska teiste eest rääkida, aga see on ikkagi väga, väga tähtis, kui sa oled kuskil soo peal sügisel ja mingi vanake tuli siin ükskord aerude, vaata nii ädiselt, mis probleem on, vene mees, et probleem, et käigele sisse. Siin on tule siia, vaatame, mul ju kõik tööriistad peal, siin küll väiksed krustangid ja rauasaed asjad. Tiht oli katki, parandasin ära tal ja kõik. Saime selle veteroki käima ja vanamees sai minema, hoida tänas ja palus Jumalat, et sulle kõike head. Inimene oli nii siiralt õnnelik, mõtlesin, see on loomulik asi siin jää peal. Nojah, selle peale kohe ju tegelikult ei tule. Aga nendest retkedest ja logiraamatust ka, et rääkisime, et sageli sul aega on vaadata neid vanu sissekandeid, et on nõnda, et pilt hakkab jooksma, et muidu poleks ju vaata, et meelde tulnud. Huvitav on jah, ega vaata need aastakümned ikkagi on möödunud, et nüüd enam ei saa ju Venemaa poole peale minna, et siis olen sellega 3 korda Pihkvas käinud ja Belovi saartel puhkamine oli ikka tavapärane ja Marega käisid Pihkvas, mis aastatesse see 80-ndat kusagil? Jah, 80-ndatel, jah. Ja siis toona oli ju, kaua ta siit minema hakkasid, Peipsi peal tõmbasid purje üles? Kui tuult oli, ega see purjetamise värk on jah nii, et ta ei ole päris purjekas, ta on ikkagi suure kõrge pealisõitusega, et pakstak tuules ja nii saab sõita päris normaalselt, aga jah, tihtuules ta ikka on üsna vaevaline. See liikumine, et ta on jah nii, rohkem on nagu mootori peal see põhisõit ikka. Aga see on ju ainult väga võimas tunne, kui sa, või omapärane tunne, kui mootori lülitad välja ja tunnetad, kuidas väike nagin tuleb sisse ja hakkab ise purjega minema. On küll, see on ikka väga mõnus, siin ongi, kui lähed puhkama, ei ole ju väga... Ma ei tee suuri plaane, et nüüd kas ma pean nüüd täpselt sinna minema või kui läheme siia Peipsi peale Suursoost välja, siis kui purjetada tahad, siis vaatadki, kust poolt tuul on, et siis kuhu pool on soodsam minna. Ükskord oligi nii, et ei olnudki plaani kuhugi minna, aga nii hea tuul oli, et põrutasime Mustvesse välja, pakstak tuules, läks 10 kilomeetrit tunnis juba. Ma ei raatsinud enam ära. Ma ei raatsi kohe purje alla, ta tõesti nii mõnus oli sõita, et tagasi ikkagi, mis siis, küll tagasi saab. Jah, kütus oli ju alles. Seda muidugi. Aga selle purjetamise õppimise, selle sa saidki lapsepõlves põhimõtted said siis juba varakult selgeks? Ei, mitte eriti, sest isal ju purjekat ei olnud, siis me olime ikkagi mootorpaadiga. Et purjetamist ma olen jah siin niiviisi ise. Purjelauaga olen siin jukerdanud ja purjelauaga on väga hea seda tunnetust kätte saada, kuidas üldse see tuul tõmbab ja siis on sul kätes kohe ja jalgades see asi, kõik see põhimõtted, kuidas see tekib, see edasitõmbav jõud. Et selle ma nagu Saadjärve peal jukerdades olen saanud kätte, jah. Saadjärv on, ise ma ei ole kunagi Saadjärve peal purjetanud ühegi asjaga, et aga ta on sellise paraja suurusega õppepolügoon küll. Seda küll, jah.
aga noh, jah, ega ta on ikka suht väike, et seal suvi otsa need tiirutada küll ei viitsiks ise. Kuidas see, Peeter, sul on, et oma hooaja hindad sa korda läinuks siis, kui oled ära saanud käia kindlasti väiksema jõe peal, oled ära käinud Piirissaares, oled Peipsi peal käinud teatud punktid läbi, et siis sul on endal tunne on, et enam-vähem? No see on jah, kui siin kevadel nüüd ma ei ole siin paar sõitu ainult väikest teinud, et siin linna vahel see tiirutamine küll jah, nagu erilist niisugust tunnet veel ei anna, selle jaoks nagu seda laeval ei oleks mõtet. Aga kui ikka oma perega kõik saad ikka välja mitmeks päevaks juba üles siit, no juba Kärevere silla alt läbi saad ja ööseks kuskil Palupõhja kandis ankrusse ja et siis tunned, et hakkab juba looma. Jah, ja kummaline on see, et eks me kunagi oma elu lõpul ju ma kahtlustan, et me ei mäleta seda igapäevast töörühmamist ja resimist, vaid mäletame neid harvaid hetki, mis meil on õnnestunud nagu varastada. Paraku nii ta on. Isa mul ka ütles, et seda tööd ei jõua kunagi ära teha, et tuleb ikka rohkem käia. Tema hea sõber ja minuga iidol ja eeskuju Osvald Rüütli, kõva paadiehitaja. Tema läks selle nahka, et ainult töö ja töö oma elu jaoks ei anda aega. Aga sul see, aga isa, temal õnnestus käia siis oma sõnade järgi ka ikka või? Jah, isa oli selles suhtes tark mees, et tal oli küll kehva tervis, aga ta oskas nagu ikkagi hoida. Ta suviti oli ja võttis omale tol ajal tuusikud sanatooriumitesse ja sai ametiühingust ja puhkas ikka. Jah, aga Peeter, sina puhkad nüüd täna siin ja praegu krõbistab vihma ja... See on hea. See on hea. Seda vist ei ole, et keegi saaks sind tellida tellimussõitu tegema või kuidas see käib sul? No mul ei ole jah, praegu ametlikult sellist nagu teenust ei tee jah, oma jaoks. Eks ma oma sõpradele ikka siin teen, kui paluvad siin eelmine aasta käisime sõbraperede, tuttavatega Piirissaarest tiiruna. Toreda seltskonnaga võib sõita ikka, jah. Et millest peaks inimene, kes ei ole võib-olla Emajõega üldse ja Emajõel liiklemisega algust teinud, et kas ta võiks siis vähemalt tulla hakata esiotsa niimoodi jõe ääres jalutamas käima, et vaadata, mis sa arvad, millest võiks alustada? Teha võib-olla Pegasusega üks väike sõit ära? Ikka, jah. Minul on lapsepõlvest Pegasusest, siis ta oli Kreutzwald oli ja Koidul on väga mälestused ja huvitav, et mälestused on just niisugune ka lõhnadest, see diislilõhn, kui pandi käima, mul on see siiamaani meelest oli pop-pop läbi vees, et see on niisugused huvitavad, jah, sest et miks see laev veel ei lähe ja siis need madrused tundusid nii tugevad ja need sildumisotsad ja möödad, kõik oli niisugune, huvitav oli see minu jaoks. Ja toona tegi Pegasus siis retki ju... Rannal käidi puhkamas, inimesed käisid puhkamas, autosid oli väga vähestel inimestel ja rannal oli suur plaaž, seal olid inimesed puhkasid, jah. Rannal, jah? Jah, rannal. Laevad sõitsid päev otsa, õhtul... Rannal jääb siis... enne Jänese silda seal, jah. Ja sealt et jalgsi oli nagu kehva minna ja autoga keegi ei liikunud ka? Ei, jah, jalgsi mööda jõe äärt sai küll minna, aga see päris pikk kõndimine seal läbi Võsa. Olen käinud jala küll seal. Sul on kindlasti palju fotomaterjali ja selliseid slaide ja asju, mälestusi ka, et kas sul on ka mingi diapositiivid, vaatad teinekord õhtuti? On kõik seal Belovi saarte peal, nii tore on vaadata neid suvepilte talvel. Ja viimane retk sinna, kui nüüd hüplikult vaadata, siis Belovi saarte peal, nii kui iseseisvus taas käes oli, siis läksid need suhted nagu keeruliseks ja enam pärast seda sinna ju Vene poole peale enam ju minna legaalselt ei saanud. Ei saanud, jah. 92. aastal käisin veel sealt Saajões seal sügisel. Sõbra sünnipäeva pidasime ja siis need veel tutvusid seal kohalikuga. Ta oli nii sõbralik mees, et tõi veel majoneesi purgiga puskarit meile laeva peale. Ütles, tulge tuleva aasta, kui külapidu on, et siis on siin ikka kõva pidu. Aga enam ei saanud. Enam ei saanud, jah.
ja nüüd ongi see, et kui me tänast päeva vaatame, et igal ühel meist on ju tegelikult naaberriigi inimestega selliseid vanast ajast ju südamlikke kontakte ju olnud küllaga, et tänaseks päevaks on siis kõik ainult kauge minevik ja on asendunud siis hoopis sellise väga jaheda suhtumise. Kahjuks nii see on, aga noh, vanal Eesti ajal oli ka isa ütles, et ega Peipsi peal kohe kartsid kalurid minna sinna Vene piiri äärde, et kui kinni võeti, siis oli seal veeti ka mööda vanglaid ja et kuna sealt tagasi sai, et see oli päris jama juba siis. Et tegelikkuses ei ole need olud ju muutunud. Midagi, jah. Ma mõtlesin ka, et isa oli vana kivestanud mees, et seda Vene süsteemi sarjas kogu aeg, aga nüüd tuleb välja, et tal oli rohkem kui õigus. Niimoodi on, et vahepeal tabas meid selline mõnus vihmasabin, et ma vaatan sul, Peeter, sul on siin mõnusti koid olemas ja kõik asjad, et... No, on jah, kajutiga, et vööris nagu kapteni kajut, et või teised tahavad edasi jamiseda, ikka selles ongi see suurema laeva eelis, et ikka nagu seltskonnaga rahulikult olla. Kui sageli sa teed niimoodi, et kui hakkab vihma sabistama, et tegelikult oli plaanis üks või teine asi teha, aga tegelikult viskad hoopis pikku? Oi, seda on tihti, laeva peale mõnus pikutada. Isa mul kusjuures, kui mul elas, siis ta käis siin, mul oli seal Meltsiveski Konsumi juures sadamas, ta käis seal tihti, käiski pikutamas, lõunauinakut tegemas laeva peal. Kodus ju ei saa, pannakse tööle kohe. Ja rahulik. Nii et mehed, naised, muretsege endale mingisugune alus, kus oleks võimalik sees natukene pikutada ja ega võib-olla esimene hooaeg ei peagi väga palju sõitma. No jah, vaata, kui ikka, ma arvan, alla 3 korra käid jõe peal, siis nagu ei ole mõtet pidada oma laeva, siis on mõttekam kellegi ikka rentida või käia. Pikutamiseks rentida laev. No, et jah, peab ikka olema huvi sellega tegeleda. Aitäh sulle praegu, Peeter. Meil oli selline põgus jutt, see on Ankrus ajas saade, on nüüd sellises vihmasabinases hommikus, kuupäevaks on siis 29. maikuu päev. Kell on natukene pisut üle 10. Rääkisime pisut olnust ja tegelikkuses on see, et Peeter nii kauaks, kui sul endal silm särab ja jalg tatsub, et jõe pealt sild kindlasti ära ei saa. Kindlasti mitte, jah. Tahaks muidugi ka veel ookeanile, aga ei tea, jah, kas jõuab. Mis plaan sul ookeaniga on? Lihtsalt head mälestused, et õnnestus käia 2008 ümbermaailma etapil India ookeanil. Sellest jäid ikka väga head mälestused. See oli selline purjetamine juba suure algustähega kuni keskmise ja viimase tähene ka. No nii on, see on natukene jah, nägi nagu rahvusvahelist seltskonda ja olla nende keskel ja üldse see tunnetus, kui sa ei näe ikka nädal aega mitte midagi, ühtegi laeva lennukit, ei teist vaati ja muud kui purjetad. On omaette võlu. See on ja eks üldse vee peal olemine on selline, tekib selline omaette aegruum nende inimestega, selline kordumatu kompott, mis jääb nagu elu lõpuni meelde. Seda küll. Et jah, siit mare pealt on häid mälestusi väga paljudel. Kuidas sa kokku võtaksid, mis asi see Emajõgi või need järved ja see vesi üldse inimesel on? Eks ta ikka üks närvirahustus on, nagu kadunud meie suur puru Gunnar Aarma ütles, et kui ikka närvid on kursis, mine voolava vee äärde, see viib halva minema. Tundub, et sellele on mõte küll. Selline on tõestus ka teaduslikus plaanis olemas. Ja. Sest isegi tuled väsinud peast mõtet, et mul laeva juures teha tuled, et ma tulen ikka õhtul käin vähemalt vaatan, mis teha ja tuled siia ja läheb paremaks, kohe läheb paremaks. Ja oled siin ja teed mõnuga veel. Tead, Peeter, tule ja tee mõnuga veel pikki aastaid meie kõigi ja sinu enda ja pere ja sõprade rõõmuks. Meil oli täna mikrofoni ette palutud Peeter Kivaste, meistrimees ja
ja selge vee peal liikumise mõtestaja. Edu, Peeter! Aitäh!